Tere tulemast sulle, armas vaataja, armas grupi liige. Mina olen siis Kristina Reinberg, olen life coach, olen edu coach, olen transformatsiooni coach ja olen selle imelise grupi maagilise taipamise looja. Mul on taas nii hea meel siin teie juures olla. Väikese erandina tuleb tänane live siia täna hoopiski reedel. Ja täna on ka 1. november, seega head novembrikuu algust sulle, armas. Palun kirjuta mulle siia tere ja millised on sinu vägevad plaanid, milline on sinu vägev taotlus nüüd selleks novembrikuuks. Tänane pealkiri siis sellele laivile on Ma olen piisav. Ja kust see mõte mul tuli? Tuli sellest, et just lugesin raamatut Ma olen piisav, mis on Marissa Peiri poolt kirjutatud. Ja miks see mind hästi ka kõnetas, on see, et kui november on tavaliselt seotud võib-olla rohkem ka meestega, et nende auksis või nende toetuseks on Movember, eks ole, et kus nad siis kasvatavad enda vuntse, siis mina mõtlesin, et kuna siin grupis mul hetkel on ainult naisterahvad, siis miks ei võiks olla november, kuna see on November, siis see võiks ju olla ka, et november, kus ma ei kritiseeri ennast, kus ma ei ei luba halbadel mõtetel või siis mind mitte toetavatel mõtetel külastada. Isegi kui nad tulevad, siis ma aktsepteerin neid, ütlen aitäh ja valin teised mõtted. Seega ma kutsun sind ka üles, et tee sellest novembrist enda jaoks eriline november ehk siis märkad, millised on sinu mõtted ja ei luba või siis nendel mitte toetavatel mõtetel võimust võtta. Et ma ei saa, eks ju, öelda, et sa ei tohi neid mitte toetavaid mõtteid mõelda, aga me saame kindlasti seda ise kontrollida, sest sinu mõtted on sinu omad, seega sina saad valida, milliseid mõtteid sa mõtled. Nii armas Katrin, et sa ütled mulle siin tere, tervitan ka sind vastu ja kui sa oled veel siia jõudnud vaatama, siis ütle mulle tere ja kuidas on sinu novembrikuu üldse alanud. Ja kutsungi sind üles siis märkama seda ilu ja headust just nimelt nüüd novembrikuus, et veel on 2 kuud aasta lõpuni olemas või alles, et kuidas sa tahad, et need järgmised 2 kuud sinu elus oleksid. Ja täna hommikul oli mul ka kõne enda ühele coachingu kliendiga ja ka temaga rääkisime, et kui vägev see novembrikuu saab tulla. Seega kirjuta sina ka endale üles, et milline on sinu ideaalne novembrikuu. Absoluutselt on sul tõsi, kui sa ütled, et kõik ei pruugi minna nii, nagu sa tahad. Ei pruugigi, aga vähemalt sa oled valinud suuna, kuidas sa tahad, et see läheks. Seega vaata korraks tagasi enda oktoobrikuule. Vaata, millised tegevused, millised mõtted sind aitasid edasi ja millised mitte. Need, mis edasi ei aidanud või need tegevused, mis sind ei toetanud, sa saad nüüd sel novembrikuus neid muuta. Et mida sa saad teha novembris teisiti, kui sa tegid näiteks oktoobris? Mis on see, mis aitab sind edasi? Ja sa võidki ka siia samma kommentaaridesse juba panna, et mis on see üks asi, mida sa teed novembrikuus teistmoodi. Et nii põnev oleks seda näha, seda lugeda, et mida sa teed see kuu teisiti. Ja miks mitte, nagu ma ütlesin, et märka
enda ümber seda ilu ja seda headust, seda positiivsust, mis tegelikult on. Ja eriti, kui sa veel oled Eestis, siis kui palju on sügisel ilusaid kirevaid värve, et ka selliseid pisikesi asju sa saad märgata. Et just hiljuti meil siin Tenerifel oli üsna pilves ilm ja ütlen ausalt, mina täiesti naudin neid pilviseid ilmu ja sellepärast, et siis ma näen, et kui palju on erinevaid halle varjundeid, sinakaid, hallikaid varjundeid taevas ja minu arust on see nii vägev, et märka pisikesi, armsaid, ilusaid, toredaid asju enda ümber. Ma loen siit ette ühe kommentaari, mis on nagu nii kena, et november on kõige pimedam aeg ja ma täna sain ühe vägeva sessiooni käigus selguse, et mina olen valgus. Ma saan seda valgust kogu maailmaga jagada. Just, et täpselt see, mida sa ise mõtled, see, mis on sinu sees, et see ongi see sära, mis paneb ka sinu ümber teised inimesed särama, et see on nii kena. Et mul on hea meel, et sellist asju kogesid või taipasid või nägid, et absoluutselt mul on sinu üle väga hea meel. Ja siit ka see, et kiida ka iseennast, et tihtilugu ootame kiitust väljast, aga kõik saab alguse meie enda mõtetest ja meie enda sisekõnest. Seega ja pealegi me kuuleme kõige rohkem seda, mida me siis iseendale ütleme ja seda täiesti alateadlikult, et sa eks ju ei pruugi öelda endale peeglisse valjuhäälselt erinevaid sõnu, ka isegi neid, mis just nimelt, mis ma enne ütlesin, mitte toetavaid sõnu, siis ma hästi kutsun sind märkama, mida sa iseendale ütled. Ja tihtilugu me ütleme halvasti endale alateadlikult või nii-öelda ainult mõtete tasandil, et me ei ütlegi seda välja valjuhäälselt, et pane seda tähele, kiida iseennast, sest sa ei pea ootama kiitust väljapoolt. Ja kui sa alustad iseenda kiitmisest, siis lõpuks hakkab välismaailm ka seda sulle tagasi peegeldama, ehk sa hakkad saama kiitust ka väljaspool. Ja see on täiesti okei, et meid ka väljapoolt siis kiidetakse, et me ju ikkagi oleme sotsiaalsed nii-öelda olendid, et on sotsiaalsed olendid ja mis on tegelikult ilusamad, kui teha kellelegi teisele kiitus, kui teha kellelegi teisele kompliment. Ja kui me iseennast kiidame, me oskame iseendale teha komplimente, siis ühel hetkel me oskame seda ka vastu võtta. Et kas sa tunned ennast ära, kui keegi teeb sulle komplimendi näiteks mõne sinu riideeseme kohta, et kui kena punane kampsun sul on. Ja esimene asi, mida sa teed täiesti automaatselt, on see, et sa ütled, et see on mu kõige vanem üldse, mis mul kapis on, et ei ole ta enam midagi nii ilus. Et kas sa tunned ära, et see oli kõigest näide see kampsuniga, aga mõned ükskõik siis missuguse muus situatsioonis või muu asjaga, kas sa tunned ära ennast, et kui sulle tehakse kompliment, et siis sa justkui tõrjud seda tagasi. Ja kui me hakkame iseennast kiitma, märkama, mida me ise teeme hästi või ka ütleme iseendale, et ma näen täna väga hea välja, siis ühel hetkel sinu alateadvus hakkab seda rohkem ka vastu võtma. Ta ei lähe kaitsesse, et huvitav, mis selle komplimendi tagamõte on. Vaid kui sa iseendale ütled, siis iseendal ju ei ole tagamõtet, vaid see tulebki päriselt puhtast südamest. Seega see kaitsekiht, kus me tõrjume komplimente, siis see hakkab ka lahustuma ja me hakkame ka võtma vastu teiste poolt kiitust palju paremini.
Seega minu üleskutse sinule novembrikuuks on, et no kriitikale, et ära kritiseeri iseennast, vaid hoopis vaata peeglisse ja ütle, kui äge naine sa oled ja märka seda ilu enda ümber praegu novembrikuus. Ütle endale, ma olen piisav, sest juba see, et sa oled sündinud siia ilma, on põhjusega, seega sa pead olema piisav. Et igal juhul ma soovin sulle imelist novembrikuud. Märka seda ilu ja headust enda ümber, anna seda headust ka iseendale ja mõtle, mida sa saad teha novembris teisiti, mis sa tegid näiteks oktoobris või mis sa tegid septembris, mis on see, mis sind toetab ja aitab edasi liikuda. Ja kohtun sinuga juba järgmisel nädalal. Aitäh, et oled olemas. Tšau.